nii kaua, kui inimene on see, kes programme koostab, kes koodi koostab, ei saa see kunstmõistus meil üle pea kasvada, kuigi mulle tundub, et tänasel päeval on see arusaam natukene kõikuma löönud, kuigi mitte lõplikult. Ma arvan, et mõnes mõttes tormiline, vähemasti noore inimese jaoks. Ja kui tagasi mõelda, siis tõepoolest hiljem hakati seda nimetama Hruštšovi sulaks, seda aega, millel oli omajagu põhjust ka, sest et ilmselt ikkagi vähemasti vanemad inimesed, minu vanemad ja vanavanemad ja teised pääsesid ikkagi mingil määral sellest painavast õhkkonnast, mis 1956. aastani tinglikult oli, kui seda mõningast lõdvendamist ilmnema hakkas, kogesid koolilastena, ka esimese kursuse tudengitena ei osanud me võib-olla seda nii nagu tänasel päeval tagasi vaadates mõtestada, aga tudengiaeg on alati ilus aeg, niimoodi, et siin ei ole mingit küsimustki. Mul oli juba õige tükk aega unistus raadioinseneriks saada, sest et mulle kinkis isa, ma arvan, kas 4. klassi lõpuks või niisuguse raamatu, mille nimi oli Raadioamatööri käsiraamat ja siis nagu paljud poisid, mitte ainult mina, tegelesid hobi korras enam-vähem 2 või 3 asjaga, markide korjamisega, primitiivsete raadioaparaatide kokkupanemisega, mõned veel võib-olla mudellennukite ja mudelautode tegemisega ka. Kindlasti tegid mõned sporti ja mõned tegelesid muusikaga nagu mina. Sporti tegemise ma avastasin enda jaoks siia samasse tippi õppima tulles. Avastasin selles mõttes, et liigutada oli ikka saanud ennast, aga see oli parasjagu ka aeg veel 60. aastate esimene pool, kui orienteerumissport Eestisse jõudis ja ma sattusin ka kuidagi selle liikuma hakanud karavani peale niimoodi, et vähemasti tudengiaastatel praktiliselt iga nädalavahetus sai kuskil võistlusel käia ja ma arvan, et see baas on tänase päevani aidanud üsna heasti jalul püsida. Muuseas, see korrus, kus me siin praegu oleme, oli aastakümneid raadiotehnika kateedri korrus, aga suurem osa minu töisest ajast siin majas möödus korrus allpool ehk automaatika kateedris, sest et ei saa öelda, et sattusin, aga astusin õppima tegelikult automaatika ja telemehaanika erialale ja arvan, et see ei olnud sugugi halb valik, et see noorusarmastus raadioamatörismi vastu oli kena hobi, aga automaatika kas või tänasele kunstmõistuse ajale vaadates on olnud midagi väga olulist. Loomulikult ei saa öelda raadiotehnika sellesama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taustana on sama oluline. Ei, ma ei ole kunagi mingeid valikuid elus kadestanud ja kahetsenud selle tõttu, mis otsustatud, see otsustatud ja sellega tuleb edasi elada. Ma arvan, et see on niisugune valdkond, mis on üsna konservatiivne. Aegade jooksul on tulnud ju siia mitmesuguseid abivahendeid juba üsna 60. aastate lõpus või 70. aastate alguses, kui arvutitehnika kateedri esimene juhataja Ustu Sagur, suur arvutiasjanduse entusiast,
hakkas arvuteid ka õpetamises ja õppimises kasutama, on neid kasutatud üha rohkem, aga ma olen sügavalt veendunud, et arvutid ei ole asendanud ega ei asenda ka kunstmõistus kunagi õppimist ja õpetamist, sest lõpuks peame me ikkagi igaüks endale kahe kõrva vahele mudeli sellest maailmast, milles me elame, konstrueerima ja siin saab igaüks ainult ise ennast aidata ja kontaktis elavate inimestega saab seda kõige viljakamalt teha. Tõepoolest üldnimetuse all küberneetika algasid möödunud sajandi 50. aastatel eelkõige USA-s võiks öelda ikkagi teaduslikud diskussioonid selle kohta, kui kaugele see, mida me täna tehisaruks nimetame, jõuda võib ja valdavalt oli arusaam see, et nii kaua kui inimene on see, kes programme koostab, kes koodi koostab, ei saa see kunstmõistus meil üle pea kasvada, kuigi mulle tundub, et tänasel päeval on see arusaam natukene kõikuma löönud, kuigi mitte lõplikult. See automaatikatudengite rühm, kellega me 60. aasta 1. septembril õpinguid alustasime, on suhteliselt hästi tänase päevani koos püsinud. Me oleme oma rühma poistega, sest praktiliselt 100% olime me poisid, meil oli stuudiumi jooksul rühmas mõned tüdrukud, aga nendel jutumärkides õnnestus ka välja kukkuda enne lõpetamist kahjuks. Me oleme üsna regulaarselt kokku saanud ja peale selle on siis sellel automaatikute kogukonnal alates 1963. aastast traditsioon 12. märtsil pidada niinimetatud automaatikapäeva ja see traditsioon on suhteliselt edukalt tänase päevani vastu pidanud niimoodi, et ma ütleks, et see oli mõnes mõttes automaatikatudengite korporatsioon, kuigi tol ajal seda keegi niimoodi ei tihanud nimetada, aga olemuslikult jah, niisugune korporatsiooni tüüpi organisatsioon. Pigem oli olukord niimoodi, et suhteliselt juhuslikult sattusin ma 4. kursuse hakul toona üsna värskelt asutatud ENSV Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituuti tööle ja leidsin endale sealt ka lõputöö teema ja koos juhendajaga ja mulle see töö toona füüsiliselt praeguses Tallinna Ülikooli raamatukogu majas väga meeldis, aga siis jõudis ühel hetkel kätte niinimetatud suunamise aeg, mis oli osa toonasest stuudiumist, kõik tudengid aasta või umbes niimoodi enne lõpetamist suunati kohustuslikus korras kuskile vähemalt 3 aastaks tööle. Ja mul oli see kavatsus tõesti ja see on üks väheseid kordi, kus isa natukene niimoodi nügides püsis õhtusöögi laua ääres, et ega sa ei ole mõelnud selle peale, et võiks tegelikult tippautomaatika kateedrisse tööle tulla, kuna selliseid nügimisi väga harva või peaaegu üldse mitte ei toimunud, siis ma võtsin mõtlemiseks aja maha, seda aega ei olnud kuigi palju, sest see jutuajamine oli eelmisel õhtul kui järgmisel hommikul see suunamise komisjon oli ja ma ütlesin tegelikult siis selle TPI automaatikakateedri assistendi kohale suunamise peale jah.
mida ma jälle ei kahetse, sest kuna mul pole kombeks midagi kahetseda ja ei olegi kõige vähematki põhjust kahetseda need suurepärased kolleegid, kellest ühe bareljeef korruse allpool trepi otsas on professor Anno Sillamaa, minu ja paljude teiste automaatikute vaimne isa. Nendega koos töötamine oli suur rõõm ja väga arendav. Ma arvan, et formaalselt oli kõigil 2 kuud umbes suvepuhkust nii tudengitel kui õppejõududel ja selle sisustamine oli loomulikult igaühe enda teha. Kuigi Eesti üliõpilaste ehitusmalev loodi umbes sellel ajal, siis mina tegelikult sellest rongist jäin, võiks öelda, 1 aasta jagu maha niimoodi, et seda kogemust mul ei ole. Küll on mul kogu eluks värvikad kogemused reisimisest. Reisimisest selles tähenduses, et tol ajal ma arvan, et oli matkamine lähemal ja kaugemal ka üsna populaarne vaba aja veetmise vorm ja kuidagi jällegi pooljuhuslikult sattusin ma niisugusesse seltskonda, kelle hobiks olid kaugmatkad kuuendiku maailma kaugetesse ja eksootilistesse kohtadesse ja 3 suvel oma tudengiaja jooksul olen ma käinud siis niinimetatud kõige kõrgema raskuskategooria, 5. raskuskategooria kaugmatkadel. See kõige raskem kategooria tähendas seda, et sa pead vähemalt 3 nädalat asustamata piirkonnas käima, sellest mingisuguse jälje maha jätma, aga see oli tegelikult ametlikult tunnustatud ka spordiala, kust anti järkusid välja, aga mind need järgud, kaasa arvatud meistersportlase märk ei huvitanud, mind huvitas tegevus või protsess ise ja ma olen käinud 1 korra Baikali järve lõunatipust Mongoolia piiri poole Hamardabani mägedes niimoodi 3 nädalat esiotsa 40-kilone seljakott seljas, sest see 3 nädalat asustamata kohast tähendab seda, et kogu elamine peab seljas olema ja 2 korral siis sellel tudengiajal 63. ja 65. aasta suvel olen käinud siis Uurali mägede matkadel, ükskord niinimetatud lähipolaar-Uraalis ja teine kord päris põhjas Polaar-Uurali mägedes. No ju minus on niisugune hulguse vaim ikkagi tugevasti sees kogu aeg olnud ja eksootilised kohad ja mäed seehulgas köitnud, sest need ei ole ju mäed, mis meil siin kodust võtta on. Ja miks need elamused tegelikult tugevad on see ikkagi, et sa liigud aeglaselt, sa elad kõik need asjad selle suhteliselt raske füüsilise koormuse all sügavalt läbi. Mägijõgedest läbi ronimine on põnev harjutus selles mõttes, et kiire veevool ja mis tahab jalust maha viia või mingisuguse kõikuva purde peal üle jõe minemine. Ma arvan, et see unistus oli ehk üsna proosaline selles mõttes, et leida
leida endale mõistlik koht siin maailmas. Noh, mitmes mõttes ma ei pea silmas ainult töist rakendust, vaid pere loomine ja eluga hakkama saamine kõige proosalisemal viisil. 60. aastate alguses oli vast avatud automaatika ja telemehaanika eriala toonase TPI kõige populaarsem eriala, niimoodi, et konkursid ulatusid seal suurusjärguni 25 soovijat koha peale ehk sellele 25 rühmale oli rohkem kui 200 tahtjat, niimoodi, et sinna vastu võetud said siis enamalt jaolt medaliga koolilõpetajad, kelle hulka mina ei kuulu, aga olid kaks populaarset märksõna. Poliitiliselt populaarsem oli kemiseerimine. Keemia ja spetsiifilisemalt plastmassidega seotud asjad ja teine oli automatiseerimine. Selle taustal veel ei räägitud nii palju küberneetikast, aga mäletatavasti oli teise maailmasõja järgses N-liidus kadunud Jossif Vissarionovitš Stalin 2 asja kuulutanud rahvavaenulikuks teaduseks. Need olid geneetika ja küberneetika, mis langesid pikaks ajaks keelu alla. Küberneetikal tegelikult vedas selles mõttes, et enam-vähem selle Hruštšovi sulaga samaaegselt rehabiliteeriti küberneetika, aga geneetikal läks veel umbes 10 aastat aega enne kui seda normaalse teadusena hakati N-liidus tunnustama. Üks asi, mis käis, võiks öelda tasuta kaasaandena õppimise juurde 60. aastate alguses, oli see, et kõik need tudengid, kes sisse astusid, kellel ei olnud ette näidata vähemalt 2 aastat tööstaaži, saadeti esimeseks 3 semestriks eeldatavalt tulevase erialaga lähedalt seotud tootvale tööle. Automaatika tudengid saadeti kõik tehasesse Punane Rett majja, kus praegu Bigbank on, ja seal me käisime siis 1,5 aastat täiskohaga tööl päeval ja õhtuti praeguses Mereakadeemia peakorteris loengutel ja vähestes laborites, mida esimesel 3 semestril vaja teha oli. Ja niimoodi kõikide erialadega. Ja ma arvan, et meist keegi tagantjärele ei ütle, et see oleks maha visatud aeg olnud selles mõttes, et sõltumata sellest, kui palju ta vahetumalt tulevase erialaga seotud oli see ikkagi väärtuslik elukogemus ja selle asja mõte oli tõepoolest see sellest kadunud Nikita Sergejevitši üldideest õpingute ja töö lähendamine, mis on poliitiliseks loosungiks tänase päevani jäänud mõistetavatel põhjustel, et see oli üsna väärtuslik kogemus. Meie stuudium läks selle tõttu 1,5 aastat pikemaks, niimoodi, et me lõpetasime 5,5 aastaga, võiks öelda, et jaanipäeva asemel kaitsesime jõululaupäeval oma lõputöid ja selle õpingute mudeli teine pool oli see, et me ei saanud lõpetades kätte mitte diplomit, vaid saime tegelikult ainult hinnete lehe kätte, mida roosaks paberiks nimetati, ja siis tuli veel tulevasel töökohal 1 aasta piisavalt edukalt töötada ja saada sealt positiivne iseloomustus ja siis anti diplom kätte, niimoodi, et kogu see asi
kestis 6,5 aastat, peaaegu nagu oleks doktoriks õppinud.